Tere, mina olen Emily ja ma töötan Tartu Rakenduslikus kolledžis koolipsühholoogina. Ja ma olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja siis tegelenud nende psühholoogia teemadega, lugenud nende kohta ja tunnen nende vastu väga suurt huvi. Tere Emily, räägi meile, mis märgid viitavad liigsele digiseadmete kasutusele, et mida märgata kõrvalvaatajana, kõrvalolijana? Tihtilugu selline liigne kõikide igasuguste nutiseadmete, arvutite kasutamine võib tähendada seda, et inimesed lihtsalt jäävad olulised asjad elus tegemata või siis tervist toetavad asjad hoopiski tegemata. Ehk siis näiteks nende unerežiim on halb või nad ei tee üldse trenni, nad ei saa sõpradega võib-olla väga hästi hakkama või neil isegi ei ole väga palju sõpru. Või siis kool, töö, kõik muud sellised tähtsad asjad jäävad elus tegemata. Lisaks võib olla ka sellist, kui on harjutud hästi palju nutitelefoni näiteks vaatama ja kasutama, et siis võib olla niisugune rahutust, kui seda ei saa parasjagu teha. Aga see rahutus võib ka tulla lihtsalt sellisest nagu igavusest. Et põhilised sellised märgid võiksid olla eelkõige, et inimesel jäävad olulised asjad tegemata lihtsalt elus. Siia juurde, et kuidas tunda ära läbipõlemine, kui oledki mänginud liiga palju või olnud digiseadmetes? Läbipõlemise puhul traditsiooniliselt räägitakse pigem sellest, et koormus on liiga suur ja asjad kuhjuvad, neid on liiga palju korraga, liiga palju kohustusi korraga. Inimesed vahel tunnevad, et nad on hädavajalikud ja sellepärast teevad liiga palju asju korraga. Ja samas siis see kurnab nii füüsiliselt kui siis ka emotsionaalselt ja vaimselt, on ju. Ja seetõttu siis inimesed ühel hetkel kas tunnevad liiga suurt ärevust või tunnevad näiteks sellist depressiooni sarnaseid üksildustunnet ja kurbust, meeleolu langeb ja siis nende suutlikkus tulla toime igapäevaste kohustustega oluliselt langeb. Kui siis mingi nutiseadme kasutusest või arvutimängust justkui tundub, et tekib niisugune, kuidas öelda, ongi läbipõlemine, et siis võib juhtuda see, et inimesed on seal seadmes ülipikalt, isegi kui nad on näljased ja väga väsinud ja kui neil on muud kohustused kasvavad, siis sellest hoolimata nad jäävad sinna. Et see võib olla hoopiski niisugune veel viimane pelgupaik, kuhu nagu põgenetakse, sest et näiteks arvutimängud on ju väga hästi üles ehitatud. Nad on kogu aeg natukene keerulised, aga samas teostatavad. Ja nad annavad meile kohest tagasisidet ja tavaliselt neil on niisugune ilus kujundus, hea muusika, kaasakiskuv lugu või narratiiv. Ehk siis see võib olla niisugune viimane koht, kuhu veel minnakse, kui muud asjad on näiteks liiga keerulised. Sinu enda arvamuse põhjal või oled sa puutunud kokku statistikaga COVID-i alguse ajast, et kas vaimse tervise probleemid on tõusnud sellest ajast saadik? Jah, koroona algusest saadik üsna kiiresti hakati tegema uuringuid nii Eestis kui välismaal ja kuna varasemad uuringud enam-vähem olid olemas vaimse tervise kohta, et siis saab neid ka võrrelda ja kui noorte vaimne tervis, eriti Eestis, oli juba enne üsna kehvas seisus, siis nüüd koroona ajal on see nagu veelgi suurenenud.
ma ei ütleks, et suurenemise põhjus on see, et kõik läks internetti või et hakati rohkem kasutama nutiseadmeid või rohkem arvutis istuma, vaid pigem kogu see olukord iseenesest. Ja kaduski ju võimalus ära käia sõpradega kohtumas või käia trennis või veeta niisama toredasti vaba aega. Et võib-olla mõnel juhul isegi see arvutis või sotsiaalmeedias näiteks istumine päästis kõige hullemast, sest seal on siiski mingisugunegi kontakt olemas inimestega. Mis võib inimese vaimse tervisega juhtuda, kui pidevalt ennast mängima unustada? Kui pidevalt ennast mängima unustada, siis võib juhtuda lihtsalt see, et tähtsad asjad, mida me muidu võiksime teha, jäävad tegemata. On need siis hea ööuni või tervislik toitumine, trenni tegemine, sõpradega koos aja veetmine, enda harimine või enda täiendamine koolis või kuskil tööalaselt näiteks, huvialadega tegelemine. Ehk siis kõik need vaba aja tegevused, mis annavad meile niisugust nagu jõudu ja hoiavad tervist, need võivad jääda tegemata. Natuke võib-olla rääkida sellest, et kuidagi rüht või käed väsivad ära või silmad, aga see on kogu selle ülejäänud osa kõrval nagu ebaolulisem. Ehk et põhimõtteliselt kogu ülejäänud elu jääb elamata, sest et see sotsiaalmeedia või arvutimäng ikkagi annab meile päris kõike. Et iseenesest ei ole arvutimängud halvad, aga lihtsalt kui me mängime neid näiteks 4, 5, 6 tundi päevas või veelgi rohkem ja nii iga päev, siis on selge, et mingi asja arvelt see aeg tuleb ja tavaliselt ohverdatakse just uneaega, õppimise aega, sõpradega koosveetmise aega ja niisugust trenni tegemise aega ja sotsiaalmeedias võib juhtuda, et kohtutakse väga tihti selliste piltide või videode või postitustega, mis sisaldavad kas väärinformatsiooni või sellist väga, väga karme iluideaale näiteks ja püütakse siis selle järgi olla. Et võib ka meeleolu nagu natuke rikkuda. Kuidas saavutada tasakaalu mängimise ja puhkeajaga seoses, kui mul on tekkinud sõltuvus? Paljud spetsialistid ei räägi arvutimängudest või sotsiaalmeediast sõltuvuse kontekstis, sest et sõltuvuste all me tavaliselt peame silmas näiteks alkoholisõltuvust või mõne uimastisõltuvust, ehk siis need tunnused ei ole päris samad. Aga pealtnäha ta võib-olla tõesti näeb välja nagu sõltuvus, et inimene läheb sinna ja siis ta muutub ärevaks või niheleb kogu aeg, kui ta ei saa mängida ja igal võimalikul hetkel mängib ja siis see tundub justkui nagu sõltuvus. Aga jah, niisugune liigne mängimine või liigne nutikasutus, et see termin üldiselt oleks parem ja sisaldab nagu rohkem sellist teavet ka, et mis see päriselt on. Et kui sõltuvuste puhul on meil niisugune nulltolerants, ehk et kui sa oled alkoholisõltuvuses, siis üldiselt pead sa seda siis täiesti nagu hoiduma sellest. Aga nutiseadmete või arvuti puhul või ka mängude puhul me tahaks seda kasutust lihtsalt vähendada. Võib-olla see teeb selle omakorda keerulisemaks, aga üldiselt tänapäeva maailmas on väga raske juba ilma näiteks nutiseadmeta hakkama saada või ilma sotsiaalmeediata täiesti hakkama saada, sest et ometigi see hoiab mingisugust kontakti ka sõpradega ja võimaldab meil kokku leppida mingeid kohtumisi sõpradega näiteks. Ehk siis jah, ja sellisel puhul tasubki üle vaadata, et mis me siis ikkagi tahaks saavutada, et kui palju me tahame ikkagi sotsiaalmeediat või arvutis istumist piirata, et mis see
mis see hea ja mõistlik kogus võiks olla? Tõenäoliselt igapäevaselt arvutis mängida ei ole mõistlik. Aeg-ajalt mõned tunnid on täitsa okei, kui mäng on põnev ja midagi muud selle arvelt ei jää olulist tegemata. Ja sotsiaalmeedia puhul ka, et me vaatame aeg-ajalt, et kes on meile kirjutanud või mis on näiteks uut, et siis on täitsa okei, aga see, et me oleme tunde näiteks Instagramis või TikTokis, kus iganes mujal, et see ei ole päris mõistlik enam. Kas on ka keegi või miski, kuhu pöörduda, kui otsid seda tasakaalu? Ikka on. Et kui probleem on tõesti väga suureks kasvanud, siis üldiselt on seal taga veel mitmed probleemid, et mis põhjusel on arvutimäng nagu kutsuvam kui näiteks koolis käimine või miks tahetakse veeta nii palju aega sotsiaalmeedias ja mitte teha tööd näiteks või suhelda sõpradega. Õpilastel on üldiselt lihtne pöörduda koolipsühholoogi poole, vahel ka sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, teised tugispetsialistid aitavad. Mida väiksemad, mida nooremad lapsed, seda suurem peaks olema ka niisugune vanemate toetus. Ja sealt edasi, et kui probleem on tõesti päris suur, et siis saab minna rääkida sellest näiteks perearstile või pöörduda otse siis psühhiaatri või vaimse tervise õe poole. Et kui see tõesti tekitab probleeme ja ise ei saa hakkama. Kui pidevalt digiseadmetes olev inimene laeb endale alla rakenduse, kas sellest võib olla abi või võib see olla ka kuidagi ohtlik? Järjest enam tekib igasuguseid vaimse tervise rakendusi juurde hästi erinevate vaimse tervise probleemide puhul. Ja on palju uuringuid, mis näitavad, et nad võivad olla väga tõhusad ja eriti toetada näiteks teraapiat või muud vaimse tervise ravi. Ehk siis, kui inimesel ei ole otseselt probleeme kuskil arvutis või telefonis istumisega, siis tõenäoliselt see, et ta laeb alla ühe vaimse tervise rakenduse või paar sellist ja proovib neid, tavaliselt tuleb katsetada mõnda, enne kui niisugune hea ja sobiv leitakse, et siis ei ole see ilmselt probleem. Iseküsimus on see, et kui see on ainus selline nagu ravi või abi saamise vahend, et kas sellest piisab. Et tavaliselt on mõistlik seda kasutada muu abiga koos. Rakendused annavad hästi hea võimaluse logida sellist nagu arengut, ehk siis kas ma näiteks tegin mingit asja, mida ma võiksin teha oma vaimse tervise jaoks. Teine asi on see, et sinna saab lindistada näiteks oma niisuguseid jõustavaid mõtteid või lindistada näiteks terapeudi või vanema mingeid selliseid jõustavaid mõtteid, siis kui on väga raske hetk, siis saab neid kuulata tagantjärgi. Saab üles märkida igapäevaselt niisugust nagu natuke päeviku pidamist ja põhimõtteliselt võiks seda ka teha paberi peal, aga noortele eriti on see arvutis või telefonis kirjutamine lihtsalt omasem. Ehk et mulle tundub, et vaimse tervise abi osas enam ei saa nagu lahutada, et kindlasti arvutit ja telefoni selleks ei kasuta, et pigem saab neid positiivselt kaasata. Kas sa oskad kohe siin ja praegu näidata meile ette ühe keskendumisharjutuse? Keskendumine on niisugune huvitav asi, et arvutis ja telefonis meil ei ole vaja üldse pingutada, et keskenduda, sest et need asjad on loodud sellisena, et me kohe saamegi
või et meie tähelepanu on kogu aeg haaratud. Ja põhjus on ka selles, et äppide tootjad näiteks ja arvutimängude tootjad tahavad, et me viibiksime seal keskkonnas võimalikult palju. Ühesõnaga, me peame tegema midagi, mis siis käib nagu nende äpi looja nagu sellise tarkuse vastu põhimõtteliselt. On päris palju tehnikaid, igasuguseid hingamisharjutusi ja meditatsiooniharjutusi, mis töötavad üldiselt väga hästi siis, kui me oleme harjunud neid kasutama. Ehk siis, kui me oleme õppinud oma tähelepanu suunama. Ja ma ütleks, et see on tõesti oskus, mitte et ma nüüd hakkan suunama ja hakkangi keskenduma, vaid ma harjutangi seda pikka aega igapäevaselt. Nagu natuke trenni tegemine, et kui ma ikkagi tahan olla hea jooksja, siis ma pean selleks vähemalt mõned korrad nädalas pidevalt jooksma. Aga üks hästi kiire ja lihtne harjutus on selline, et ja see tõesti võtab ainult hetke aega, kes soovib, saab kaasa teha. Panete silmad kinni, saate sügavalt sisse ja välja hingata, natukene skännida, mis kehas toimub, mida tunneb selg, jalad ja käed ja pea. Ja siis mõelda, et mis on see emotsioon või tunne, mis mul parasjagu on. Ja siis silmad avada ja minna oma tegevuse juurde tagasi. Et selliseid harjutusi on hästi erinevate selliste vormidena olemas ja üks võimalus on tõesti see, et korraks keskenduda iseendale, oma hingamisele, oma kehale, mõtetele, tunnetele ja siis minna tagasi, vaadata korra, mis tegevus meil pooleli oli, kus ruumis me parasjagu olime. Ja seda harjutust võib loomulikult teha pikemalt. Näiteks seda hingamisosa võib teha vabalt mitu minutit järjest. Ja samal ajal võib olla see, et kiirustate kuskile ja siis korraks saab teha seda harjutust, et kõik need mõtted ja võib-olla ka ärevus natukene nagu justkui nagu kokku võtta ja siis edasi minna. Aitäh selle soovituse eest. Ma vabandan, et ma panen su korra veel kord tanki, aga oletame, et sellel inimesel on, ma ei ütleks, et ärevushäire, aga et ta on niisugune hästi aktiivne ja talle tundub see kuidagi igav lihtsalt hingata ja korraks nagu ennast tunnetada, et kas on midagi niisugust põnevamat harjutust ka? Tavaliselt need sellised tähelepanuharjutused on nii-öelda igavad, sest et põnevad asjad tavaliselt tõmbavad ise meie tähelepanu ja siis me ei pea tähelepanu pingutama. Ehk siis sellepärast on neid harjutusi mõistlik teha niisuguses olukorras ja sellises vormis, kus meil ei ole asja, mis tõmbaks tähelepanu. Ja vot siis me saame alles harjutada oma tähelepanu suunamist. Ehk siis sellepärast see hingamine tundub paljudel igav, aga selle vastu võib-olla natukene aitab see, kui ühel päeval tehagi hingamist 2 hingetõmmet ja järgmisel päeval proovida juba 3 ja pikendada seda aega natukene. Et siis saab niimoodi harjutada seda igavuse tunnet. Aga kõikidele inimestele ei sobi hingamisharjutused ega meditatsiooniharjutused, see on ka täitsa okei. On palju muid asju, mis lõõgastavad, alustades sobivast trennist või liikumisviisist, ükskõik kas see on tantsimine, ujumine, jooksmine, pole vahet, looduses viibimine, kui loodusesse ei saa minna, siis mõni park on ikka linnas, ka sellest on juba natukene abi. Ehk siis kõik need asjad, mis natukene võtavad niisugust justkui kohustust maha ja pakuvad väikest pausi igapäeva muudest probleemidest ja kohustustest. Et ka raamatu lugemine
laulmine, pillimäng, kõik sellised asjad. Ehk siis mida rohkem meil on hobisid, millega me saame tegeleda ja mis meile väga meeldivad, seda parem. Siis jääb ka vähem aega arvutis istumiseks näiteks. Aitäh! Sa tõid välja raamatu lugemise ja võib-olla huvi pärast lihtsalt küsiks, et mis sa arvad, kui palju raamatuid sa elu jooksul ära oled lugenud? Elu jooksul ma ei ole seda kunagi kokku arvutanud. Et on hästi äge nagu Facebook, aga raamatutele Goodreads, ja siis seal on võimalik vaadata, palju raamatuid aasta jooksul lugeda. Et tavaliselt minu lugemine jääb 30 midagi raamatu ja 70 midagi raamatu vahele. Et viimase umbes 10 aasta jooksul on siis number umbes selline. Mida ei ole nagu suurte lugejate osas ei ole väga palju, et saab lugeda palju-palju rohkem. Sellega seoses, kas sul on raamatusoovitusi noortele, kes tahavad eneseabi leida raamatust digiseadmetega seoses või vaimse tervisega hoidmisega seoses? Selliseid eneseabiraamatuid, mida siis lugeda, on päris palju. Kõik eneseabiraamatud ja kõik psühholoogia riiulis olevad raamatud kindlasti ei ole head, aga häid raamatuid õnneks leiab. Näiteks Jaan Aru on kirjutanud sellel teemal just ja kuidas hoida oma vaimset tervist ja kuna ta tegeleb ajuga, siis selles mõttes see võiks olla nagu väga põnev lugemine, et aru saada, mis seal peas siis päriselt rohkem nagu toimub. Siis une teemal, kuna uni ja sihuke liigne arvutikasutus on hästi tihedalt omavahel seotud, siis on eesti keelde tõlgitud Matthew Walkeri Miks me magame ja Matthew Walker on ise siis uneteadlane, kes siis raamatus räägib sellest unest hästi mitme nurga pealt. Et kui palju me ikkagi peaksime magama, kuidas võiks magada, mis uuringud näitavad. Seal on ka põnevaid lugusid erinevatest uneprobleemidest. Ja samuti ka nutiseadmete kasutus on seal raamatus nagu eraldi teemana. Siis on eesti keeles sihuke tore raamat nagu Kuidas aidata depressioonis noori. Ja pealkirja võib-olla natuke eksitav, et tegelikult siis raamat sobib just sellele noorele, aga ka vanemad inimesed saavad sealt oma nagu häid ideid ja nippe. Ja see keskendub just eelkõige sellistele sotsiaalsetele suhetele ja nende kaudu siis abi saamisele. Ja ma ütleks, et ei pea olema ka depressioonis, et sellest raamatust kasu saada. Et see on niisugune võib-olla veidi üldisem. Ja siis see on veidi vanematele noortele, ütleks, on eesti keeles Kehapeaparvet. See on niisugune päris suur ja raske raamat, aga see käsitleb traumasid ja eelkõige sellist nagu lapsepõlves saadud traumat. Et sellised raamatud tulevad mul esimesena pähe. Aitäh veel kord. Võib-olla lõpusõnadeks, et mida sa ise soovitaksid või mis on su sõnad nendele noortele või üleüldiselt, mitte ainult neile, kes on digiseadmetes, et kuidas võib-olla hoiduda sellest, et üldse sinna sattuda? Sinu enda sõnades, sinu sõnad? Võib-olla vaimse tervise hoidmise baas on ikkagi see, et me magame hästi, me toitume piisavalt ja me liigume. Meil on toetav võrgustik ja meil on terve hulk hobisid ja siis meil on mingisugune nagu
niisugune väljund ka elus, olgu see töö või õppimine, mis meid köidab ja mis meile meeldib ja mis meid huvitab. Niisugune pakub eneseteostusvõimalust. Ehk siis tasub jälgida, et kõik need nagu niisugused justkui alustalad oleksid paigas. Ja noh, nii üht kui teist enamik inimesi saavad parandada ja samas ei ole üldse ootus see, et need oleksid ideaalsed. Et need, kui me vahel saame natukene aega vähem magada, see on täitsa nagu okei, midagi ei juhtu sellest. Oluline on see, et me enam-vähem alati, kui vähegi võimalik, magaksime korralikult näiteks. Aga nutiseadmete osas niisugused hästi lihtsad nipid on esimene see, et nutiseadmed ise pakuvad võimalust piirata kasutusaega. Näiteks Instagramis on võimalik peale panna see, et ta annab sulle märku, kui sa oled seal istunud teatud sinu enda seatud aeg. Ja selle märgu anda peale, siis võiks selle Instagrami kinni panna. Ja kui sellist nagu sisseehitatud asja ei ole, siis saab äpina selle näiteks alla tõmmata. Piiratagi aega, kui telefoni saab kasutada või piirata aega, kui teatud äppe näiteks saab kasutada. Või siis saab logida või lasta siis logida seadmel endal, kui palju me midagi kasutame ja selle jälgimine, et kui me selle ikkagi kord nädalas üle vaatame ja näeme, et keskmiselt 5 tundi läheb sotsiaalmeedia peale, et siis see võib-olla ka paneb meid natukene rohkem mõtlema. Ja arvutiga on sama asi, et sinna saab laadida üles igasuguseid rakendusi, mis aitavad piirata ja paljudel arvutitel jällegi on ka sisse ehitatud asjad. Ja siis on mõistlik mõelda, et mis see asi on, mis meid kogu aeg sinna arvutisse või seadmesse kuskile viib, et kas see on mingisugune lihtsalt harjumus, et meil ei olegi muud teha või et see seade on meil alati lähedal. Võib-olla on hea, kui seadmel on oma koht kuskil kodus ja see on kaugel diivanist või toolist ja alati, kui me seda kasutame, siis me peame seisma näiteks. Siis me väga kaua ei viitsi seda järjest kasutada. Et igasuguseid niisuguseid väikseid nippe saab enda jaoks välja mõelda. Ja üks nipp töötab ühel inimesel ja teine nipp teisel. Ja põhimõtteliselt sama on ülejäänud vaimse tervise asjadega. Et kui meie sõbrale väga meeldib iga päev jooksmas käia ja meile üldse ei meeldi, siis võiks leida mõne muu ala, mis meile väga meeldib. Ja ei peaks püüdma tekitada endale igapäevaselt pettumust, et jälle ei jõudnud hommikul jooksma. Et igale inimesele ma usun, et on sobiv spordiala, sobivad hobid, sõbrad ja nii edasi. Ehk siis tasub lihtsalt elada niisugust nagu täisväärtuslikku elu ja siis me võib-olla ei kipugi nii palju sinna seadmesse või arvutimängu.